tere, sõbrakesed! Jõulud on kohe lähenemas ja ma mõtlesin, et ma loen teile paar lugu. Ma ei ole nii ammu lugenud. Täna ma teen seda täitsa koos pildiga, aga see ei ole üldse oluline. Ma hakkan siit otsast nüüd minema, sest homme on jõuluõhtu, kõik istuvad jõululauda ja äkki siit on midagi, mida veel kõrva taha panna. Varsti tulevad jõuluehted kapist välja, ütles Vaagen laual. Enam ei lähe kaua. Kust sa seda nii täpselt tead, küsis Käokell seina peal. Mul on kogemusi, seletas Vaagen. Kui minu sisse pannakse piparkoogid, siis tähendab see vaid seda, et varsti on jõuluehted kohal. Ja nagu te kõik ise näete, ongi minu sees juba piparkoogid valmis. Seega varsti, õige varsti on jõuluehted kohal. Kes on jõuluehted, küsis Laudlina. Tema oli veel päris uus ja alles esimest korda laual. Ühegi kortsuta ja ainsagi plekita. Oo, jõuluehted, ütles Käokell ja tema hääles kõlasid korraga nii igatsus kui ka imetlus. Need on kõige uhkemad ja ilusamad asjad, mis üldse kunagi maailma loodud. Neid on igat värvi ja igasuguse kujuga. Mõned neist on puistatud üle kullatolmuga ja teised lägivad jällegi hõbedaselt. Aga kust nad tulevad, uuris Laudlina. Siit samast kummutist kõneles Käokell salapärase sosinaga. Jaa, ära imesta, nad on tegelikult meile päris lähedal. Aga nad käivad kummutist väljas ainult korra aastas. Mitte nagu morsiklaasid ja mitte nagu kohvitassid, mida võetakse välja tihti, vahel lausa iga päev. Nemad saavad kummutist välja ainult üks kord aastas. Jah, terve aasta istuvad jõuluehted kapis, suletud ukse taga. Aga rõõm on suur, kui nad viimaks tulevad ja see nende tulemine on nii ilus ja nende olemine on nii ilus. Ma tahaksin neid juba näha, ütles Laudlina nii kärsitult ja võdistas ennast. Varsti, õige varsti, kordas Vaagen. Piparkoogid on juba kohal, tähendab varsti on käes ka jõuluehete kord tulla. Ja tõesti, Vaagnal oligi õigus. Ei möödunud 2 päeva, kui terve aasta suletuna püsinud kapiuks ühtäkki avanes ja seal nad olidki, imelised jõuluehted. Nad olid nii kaunid, et võttis hinge kinni. Nad olid nii lummavad, et sa ainult tahtsid neid vaadata. Igaüks ise nägu. Laudlina ei jõudnudki neid nagu ära imetleda. Kapist tuli välja värvilisi kuulikesi, klaasist käbisid, sätendevaid tähekesi ja kuldsete lokkidega inglikesi oli seal ka. Aga oli ka üks jõulutaat ja mitu jänest ja helesinine öökull ja lumememm ja oli ka karupoeg suuskadel, tulipunane lohe ja hõbedase trummiga siga. Oli veel palju igasuguseid vahvaid jõuluehteid, üks ilusam kui teine. Kõik nad riputati ükshaaval kuusele ja kogu selle aja olid teised asjad toas väga vaikselt. Tundus, et nad isegi hoiavad hinge kinni. Nii aupaklik ja aukartust äratav oli see hetk. Aga ka pärast seda, kui kuusk oli täielikult ehitud, valitses toas edasi isevärki pidulik meeleolu. Kõik asjad püüdsid võimalikult viisakalt käituda, sest jõuluehted rippusid ju siinsamas ja neil oli nagu piinlik endast halba muljet jätta. Nii põleski lamp laes ja põles kuidagi eriti eredalt.
ja radiaator katsus olla soojem kui tavaliselt ja vaip põrandal püüdis olla pehmem kui tavaliselt. Vaagen hoidis hellalt piparkooke, aga käokell valmistus juba aastavahetuseks ja närveeris väga kohutavalt, sest vana-aasta õhtul seisis temal ju ees ülioluline töö. Kägu pidi täpselt südaöösel oma luugist välja tulema ja 12 korda kukkuma. Et saaks alustada uus aasta oma aastat. Nooruke Laudlina oli samuti päris ärevil. Ta jälgis hoolikalt, et talle ei tuleks sisse ainsatki kortsu ja tundis, et on suur au viibida samas ruumis nii erakordsete esemetega, nagu seda olid jõuluehted. Salamahti mõtles Laudlina, et ega ta ise pole ka enam päris tavaline Laudlina, vaid natuke nagu juba jõululaudlina moodi. See kõlas ka palju uhkemalt ja Laudlinal oli hirmus hea meel, et ta just pühade ajal lauale sattus. Küll mul on alles vedanud, ütles ta ja vaatas lausa armunult ühe kuuse otsas rippuva ehte poole. See oli roosa pintsakuga ahv, kes hoidis käppade vahel kingipakki. Jõulud on lihtsalt imelised, õhkas Laudlina. Samal ajal aga jõulumaal oli üsnagi raske aasta. Tavapärasest oli rohkem päkapikke korraga pensionile jäänud. Me ju teame, et päkapikud tegelikult on hallipäised vanad väiksed mehikesed, kes lastele kinke valmis pakivad, kes laste jaoks käivad luuramas, et jõuluvanad teaks, mida neile kingituseks tuua. Aga nüüd oli palju päkapikke jäänud pensionile ja väga palju päkapikke oli jäänud viiruse tõttu ootamatult haigeks. Ka uuele töökuulutusele polnud uued päkapikud vastanud. Nii oligi, et päkapikk Juss ja päkapikk Peedu said jõuluvanalt ülesandeks leida kinkide pakkimiseks abikäsi. Päkapikud kõndisid mööda jõulumaad ringi ja käisid ukselt uksele. Kuid vaev oli asjata. Mitte keegi ei saanud tulla appi. Vahepeal pidid Juss ja Peedu ka inimeste maale kiirustama, et ikka kirja panna, kus kõik lapsed elavad ja mida nad veel soovivad. Ühel päeval seal järjekordset tiiru tehes märkasid nad lasteaia aknast tervet rida päkapikumütse. Mis sa arvad? Kas me peaks nad endaga kaasa võtma? Küsis Peedu Jussilt. Nad näevad täitsa meie moodi välja. Kas sa teed nalja? Need on ju lapsed, ehmus Juss Peedu ettepaneku peale. Olgu, aga äkki küsiks, kas nad tahavad kaasa tulla ja meid natuke aidata. Las nad ise otsustavad, ütles Peedu. Arvad sa tõesti, et keegi tahaks tulla kaasa, kahtles Juss. Jah, see oleks ju harukordne võimalus näha jõuluvana töökoda. Seal pole mitte kunagi varem ükski laps ju käinud. Pealegi, meil on ju hädasti abilisi vaja. See on ju ka meie võimalus, püüdis Peedu sõpra veenda. No me võime ju küsida, ütles Juss tasakesi. Tema ehmatuseks aga olid nende vaidlemise ajal päkapiku kostüümides lapsed juba lõunaund magama läinud. Peedu, vaatas Juss kohkunult sõbra poole. Ent sõber oli juba järgmise aknalaua peale hüpanud ja sosistas seal kellelegi midagi. Seda, et jõuluvanal oleks väga teie abi vaja, seletas Peedu lahtise vannitoa akna taga. Jõulud on kohe käes, aga kõik kingid ei ole meil veel pakitud. Jõuluvanal imestas väike Jaagup, kes oli vannituppa tulnud vett jooma.
Hetkega oli Jaagupil uni kadunud. Muidugi me aitame, kiirustas ta sõpra aitama üksteise järel ja vannituba täitus järjest väikeste unimütsidega. Juss ja Peedu võlusid kõik lapsed kibekähku endaga koos jõulumaale. Nad õpetasid neile kinkide pakkimist, võtsid neilt päkapiku vande, panid ette päkapiku habemed ja sõidutasid seejärel jõuluvana töökotta. Peedu oli rõõmus, et neil õnnestus olukorrale lahendus leida. Juss aga ei saanud lahti tundest, et nad olid midagi äkitselt unustanud. Kindlasti oleme me midagi unustanud. Aga mul ei tule praegu meelde, mis see küll olla võiks. Jussi ja Peedu üllatuseks olid lapsed väga tragid abilised. Päkapikud jõuluvana töökojas olid aga nii töösse süvenenud, et mitte keegi ei märganud nende laste sealolekut. Kingid said valmis pakitud ja siis alustas jõuluvana oma aastalõpu kõnega. Nüüd tuli Jussil meelde, mis ta oli unustanud. Ta vaatas Peedule ehmunult otsa. Ja kui jõuluvana ütles, nii nüüd lennutame kõik jõulude aegs oma mütsid õhku, siis lennutasid ju ka lapsed, nii nagu seda tegid päkapikud oma mütsid õhku. Hetk hiljem jõllitasid neid sadade hallipäiste päkapikkude silmapaarid. Lapsed! Need on ju lapsed! Sosistati ümberringi. Jõuluvana oli sama ehmunud kui päkapikud, sama ehmunud kui Juss ja Peedu ja sama ehmunud kui lapsed. Aga jõuluvana kogus ennast väga kiirelt. Tere, lapsed! Rõõm teid minu töökojas tervitada. Kuid kuidas te küll siia saite? Küsis jõuluvana siira huviga. Väike Jaagup tundis, et ta nagu vastutab selle tekkinud olukorra eest, sest tema oli ju see, kes vannitoas ütles Jussile ja Peedule, et lähme appi jõuluvanale kingitusi pakkima. Tere, jõuluvana! Me tulime sulle ju appi, et kingipakid ära pakkida. Suur aitäh, lausus jõuluvana. Ilma teieta oleks vist tänavu pidanud jõulud edasi lükkama. Muheles jõuluvana, aga nüüd on küll viimane aeg teil lasteaeda tagasi minna, enne kui õpetajad teid lõunaunest äratama tulevad. Jõuluvana kinkis igale väikesele abilisele ühe kuldse jõulutähekese ning võlus nad kõik kenasti tagasi lasteaeda. Juss ja Peedu seisid nagu kaks kivikuju, kui jõuluvana nende juurde tuli. Juss ja Peedu, kas teil on õrna aimu, kuidas nad minu töökotta sattusid? Küsis jõuluvana. Te ju teate, et lapsed ei ole siia lubatud. Mis? Päkapikud noogutasid süüdlaslikult. Juss ei saanud sõnagi suust. Peedu aga kogeles. Jõuluvana, meil on nii kahju. No me proovisime. Korraga läks jõuluvana nägu naerule. Aitäh teile, kallid, et te leidsite meie murele nii nutika lahenduse. Tänu teile on tänavused jõulud päästetud ja iga laps saab õigel ajal paki. Tänutäheks võite te minuga kaasa sõita sellele ringile. Juss ja Peedu ei suutnud oma kõrvu uskuda. Mitte kunagi varem polnud nad jõuluvanaga jõuluööl kaasas tohtinud sõita. See aga oli päkapiku unistus. Jõuluööl võivad täituda ka kõige suuremad unistused, ka väikeste päkapikkude unistused.